Jungi-aegne Läänemaa oli suur. Ta oli siis 13 kihelkonda, sealhulgas isegi Märjamaa ja Vidola, mis siis praegu on hoopis Raplamaa koosseisus. Ja ulatus ta siis peaaegu Pärnuni välja, see Läänemaa. Ülevalt Nõva kandist kuni siia, ütleme, Tõstamaa kanti ja merest kuni siis teisele poole Märjamaad. Nii et Läänemaa oli tollal palju suurem. Ja kokku siis Jungina on sealt 423 teadet. Matmispaigad jaotusid Jungil kivikalmeteks ja mulla ning katkukalmeteks. Täpsemalt ta midagi veel ei osanud nende kohta öelda. Ja nüüd, kui hilisemat aega vaadata, siis Nõukogude ajal oli Läänemaa jällegi peaaegu sama suur, ainult et Märjamaa ja Vigala kanti ta ei hõlmanud. See oli Haapsalu rajoon. Ja siis oli Haapsalu rajoonis riikliku kaitse all 343 arheoloogia mälestist. No näiteks siin on kivikirstkalmed. Jung ei saanud neid veel kuidagimoodi teadagi, sest niimoodi polnud ühtegi kalmet tollal lahti kaevatud. See kalme koosnebki siis kivikirstust või õieti kahest kivikirstust, mis on siin keskel ja ümberringi piiratud siis ringmüür ja vahepeal on ka kivid ja kivide all võib olla ka matused, aga juba vähem ja kõige tähtsam matus tavaliselt oli ikkagi seal keskses kirstus. Enamasti on see vanem mees sinna keskse kirstu maetud, sest juba ammugi 20. sajandi ka esimesel poolel oli juba teada, et see ühiskond, kes niisuguseid kalmeid ehitas, temal oli juba varandused olemas, pariloomad näiteks ja põllud ja varandust oli vaja kellelegi pärandada. Ja niimoodi oli siis see matmiskombestik vaja kuidagimoodi täpsemalt kirja panna. Tarandkalmed. Ka neid ei saanud Jung veel tunda. See on nüüd küll üks läbikaevatud tarandkalme. Tarand ise on üks niisugune osa kalmest, mida piiravad siis suuremad müürid, suurematest kividest müürid. Et need nagu üks tarand oli siis üks kalmistu võis olla, aga kui need kalmistud niimoodi liitusid üksteisega, siis muutustus selline suur pikk kalmistu. Kõige pikem tarandkalm, mis praegu teada on üle 100 meetri pikk pundas. Aga see on uurimata. Jung ei teadnud midagi ka niisugustest lohukividest, kuigi ta on neid registreerinud, aga tal olid ohvrikivid tavaliselt. Siis ei teatud, miks selliseid pisikesi lohkusid kivide peal on tehtud. Nad on umbes sama suured, just nagu oleks nad tehtud jalakannaga sisse keeratud. Kujutage endale siis ette. 4-5 sentimeetrit läbimõõtu, 1-2 sentimeetrit sügavad, ka pool sentimeetrit mõnikord, aga hästi sileda põhjaga. Kui te käega seda katsute seda lohku, siis te näete, et see ei ole looduse tehtud, vaid see on inimese tehtud. Nendest Jung ei saanud ka veel midagi teada, ei teadnud ka seda, mis ajast nad võiksid olla. 1969. aastal algasid esimesed kaasaegsed uurimistööd Läänemaal Kõmsil, see on siis Virtsust 8 kilomeetrit siia ida poole. Siin on siis näha, kuidas kaevlased tollal käisid, kanderaamidega kanti mulda ja kive. Täna hiljem muidugi võeti kärud kasutusele ja muud masinad. See on siis see Kõmsi suur tarandkalme juba siis välja puhastatuna. Siin on siis ka mitmed sellised tarandid. Keskel on kõige suurem tarand, juures on siis väiksemad ehitatud selle juurde, nii et moodustus selline suur matmispaik, pikk. Ja Kõmsil oli ka väike, ühetarandiline kalme. See on nüüd lahti kaevatud ja siin on ka näha, kust kulgeb siis selle tarandi müürid. See ümberringi kivistik siin suuremas osas on kõik see kalme pealt nagu laiali varisenud. Ilmselt ka sõjal oli siia sisse kaevatud laskepesa, nii et võib-olla ka siis need, kes laskepesa kaevasid, viskasid ka seda kivistikku sealt veel välja. Nii et siin on siis ainult üks selline tarand. Tollal, kui me neid kaevasime, siis Vello Lõukas, kes juhtis neid kaevamisi, kes on ka juttu siin olnud, arvas, et need tarandkalmed kuuluvad umbes ajaarvamise vahetusse või esimese teise sajandisse meie ajaarvamise järgi. Hiljem on selgunud, et olid varasemad natuke. Aga tookord juba pakkusid huvi siis sellised ehted, mis sealt leiti. Üks rõngas peaga ehtenäel, niisugused naastukesed pronksist
ja pronksist ehte nõel, mille rauast vars on hävinud. Ja juba siis, väga huvitavad ehted, sellise asju Eestis pole leitud siis, ja arheoloog Vello Lõugas uuris siis kirjandust, ütles, et need pärinevad hoopis kaugelt. Siin on veel paar ehet, üks ehte nõel ja üks naast, et need pärinevad kaugelt Volga, Okaad, Dnepri ülemjooksu aladelt, siis meist umbes 1000 kilomeetrit või rohkem kagu poolt. Ja mäletan, et meil oli see tudengide seltskond ja naljatasid poisid seal, et aga no kaugelt käisid need mehed ikka naisi endale tõmbamas. Et sealt kuskilt taugavad mööda üles jõge nii kaugelt. No igatahes Lõugas juba ütles siis, et need olid küll naiste matuste juures need ehk põhiliselt, 2 naist oli seal niimoodi maetud. Aga et neid ei tulnud ainult 2-3 inimest, et sealt on üks suurem seltskond tulnud. Aga rohkem selle üle ei arutatud tollal. No niimoodi jäi. Ei olnudki võimalik täpsemalt midagi selgeks teha. 1973. aastal uuriti siis Läänemaal Kasekülas esimest kivikirstkalmet. Niimoodi nägi ta looduses välja. See oli minu esimene kaevamisobjekt. 73 osutus siis samuti kivikirstkalmeks, mille keskel oli siis selline suurematest raudkividest kirst, ümberringi väiksemad raudkivid. Ja seal oli ka üks matus sees, aga see matus oli segamini pööratud, aga see oli mehe matus. Ja seal oli üks pronksist, habemenuga oli kaasas pronksist. Peale kaevamise me jätsime alles selle kirstu, mis seal keskel on, ja ringmüüri. Ja siiamaani Läänemaal rohkem neid niisuguseid kalmeid kaevatud ei ole uuritud. Aga neid on teada veel päris palju. Siis 75-76 me kaevasime jällegi Lõuna-Läänemaal tarandkalmid, 2 nendest, niimoodi nägi nad välja, kui pealt oli murukamar ja muld ära võetud. Seal oli siis 2 kalmet, üks oli suur, mitmetest taranditest, näete, keskmine kõige suurem on siin ja siin oli võimalik ka näha, kuidas need matused olid siin paiknesid. Ja tehti siis hiljem küll kindlaks, tollal veel luid meil Eestis ei uuritud 75-76, aga 90-ndatel hakati neid uurima põhjalikult ja tehti kindlaks, et mehed olid maetud peaga Läänemaale, naised ida poole. Seal oli ka teine kalme väiksem, siin näete need mehe matused, aga muidugi neid matused oli tunduvalt rohkem, sest et hilisemate matustega keerati varasemalt kõik segamini, nad maeti ka üksteise peale ja ainult siis põhjalik luude uurimine võimaldas kindlaks teha, palju neid siin oli. Et suures kalmes meie arvasime, et on 20 surnut, tegelikult oli umbes 40 ja väiksemas meie arvasime, et umbes 10, oli umbes 20. Nii et see kõik oli võimalik juba alles siis, kui meil põhjalikult hakati uurima inimluid. Sealt kalmetest tulid siis sellised rauast käevõrud, mis olid naistel käte ümber. Need pandi muidugi lapsena juba kätte, et pärast neid enam panna ei saanud sinna. Ja tol ajal me nagu endale aru ei andnud, et kus need võiksid tehtud olla. Aga ilmselt ka seal Volga ülemjooksu alad, et meil tol ajal niisuguseid raudesemeid ilmselt ei tehtud. Et praeguseks on teada, et need on siis pärinevad umbes aastast 2500 aastat praeguseks tagasi, nii et esimese aasta teisel poolel enne Kristust. Niimoodi. Toimusid ka siis ulatuslikud maastikuuringud Läänemaal. Oleme leidnud väga palju muistiseid, peamiselt just silmaga vaadates, aga ka mullapinda uurides täpsemalt. Ja põhiliselt on siis need varasemad, need kivikirst ja tarandkalmete aeg, mis kuulub siis esimesse aastatuhandesse kõik enne meie aega, enne Kristust. Põhiliselt oleme leidnud 2 piirkonnast. Hanila kihelkond, Karuse kihelkond ja siit Haapsalust ida poole Lääne-Nigula kihelkond. Mujal neid ei ole leitud ja ilmselt neid ka ei ole. Ja mis oli põhjuseks? Põhjuseks oli see, et see algeline maaviljelus kasutas hästi haritavat põllumulda, kergesti haritavat põllumulda, mis on paepealne, mis on võib-olla umbes nii paks mullakiht. See ongitab isegi lihtsalt kepikesega, et selle kuidagi maha istutada. Et nad kasutasid just neid piirkondi ja sealt me oleme siis välja selgitanud päris palju muistiseid. See on nüüd Lõuna-Läänemaal. See tume joon siin
näitab tolleaegset merepiiri. 500 enne Kristust merepiir kulges siis siit. Näete, Virtsu oli täitsa mere all kõik alles. Ja Matso laht oli suurem. See kalme, mida me uurisime, see kivikeskkalme paikneb siin Kasekülas. Aga seal leidsime hulga, mis on uurimata. Neid on umbes 10, mis on uurimata. Kõmsi tarandkalmed on, näete, siin. Puhanse tarandkalmed on seal üleval. Aga mujalt leidsime, tarandkalmed on veel mitmeid teada. Nii et see asustuspilt on siin hoopis tihedam kui arvata võiks. Ja kõik ei olegi siin peal veel. Sest need on need, mis on kaitseala võetud, aga osa on ka kaitsealt väljas. Või see kaitseala võtmine viimasel ajal on üldse läinud nagu väga raskeks ja keeruliseks. Ja muidugi on ka tänapäeval ka omal ajal oli Nõukogude ajal üks positiivne asi ka. Oli võimalik mööda põldri karjamaid jalutada, keegi sind ei seganud. Aga mine praegu võõra maale veel. Siis saab küsima, mis sa seal teed, selet on väga pikalt igal pool. See ei ole üldse nii lihtne. Ja mõni saadab sind samusesse. Teine piirkond, kus siis leiti, ma jõudnud see kaarti valmis teha, kus siis leiti varase asustuse jälgi on siis Haapsalu, näete seal, Haapsalus ida pool, Lääne-Nigula kihelkond. Siin me isegi leidsime ühe tarandkalme ja kaevasime seda, see oli hoopis huvitav. Oli ehitatud suure raudkivi külge, üks tarand oli seal pisikene, sest ülevalt pilti mul vast ei ole. Ja seal taga see küngas on siis teine uurimata matmispaik. Veel ühest muistise liigist peaks siis rääkima, mida Jung ei tundnud ja mis Läänemaal on ka leitud. Need on madalad ringvallid. Nagu me nimetasime neid linnusteks, madalad ja nad ilmselt ongi kaitseehitused olnud. Siin Lõuna-Läänemaal on neid 2 teada. Kahjuks ei ole mul head pilti, see lõhuti ka osalt ära. On siin Massus ja teine on siis seal üleval Saleveres. Kohe ma näitan, missugused nad on. Näete, sellised madalad ringvallid, umbes meeter kõrge vall ja piirab siis niisuguse õueala ja mõnda nendest on ka juba uuritud. Näiteks siin Saleveres. Saleveres oli siis selliselt, et seal on kõrge mägi, kõrge nõlvaga, sealt umbes meetri kõrgune nõlv sealpool ääres ja siit on siis see linnus on siit niimoodi ühelt poolt valliga ära lõigatud või piiratud. Näete, see vall näeb niimoodi välja. Me leidsime see täiesti juhuslikult võsa seest, hakkasime vaatama, mis pärast see vall niisugune kõrge on. Ja nüüd on seda ka uuritud, Tartus praegu töötav arheoloog uuris, tegi sellest mitmed kraavid läbi, selgus, et siin selle kivivalli peal on olnud ka puust kaitsetara. Ja sellest siis õnnestus teha ka söeproovid, selgus, et see pärineb kah umbes esimese aastatuhande teisest poolest enne Kristust, nii et enne nulli on kuskil ehitatud, umbes kas 500 või kuskil seal on ta ehitatud ja maha põlenud. Ja need niisugused linnused pärinevad Rootsist, lääne poolt. Näete, siin on üks Ojamaa ringvall. Täpselt selline oli ka seal Läänemaal Kõmsil, aga see kahjuks lõhuti Nõukogude ajal ära. Siis rääkisime siin natukese lohukividest. Need väikesed lohud, need süvendati siis sisse ka esimesel aastatuhandel enne Kristust. See on nüüd praeguseks välja selgitatud. Meil on ka, kuna meil Läänemaal on maatõus, siis nad esinevad seal, kus oli juba maa merest kerkinud seal rannikul. Umbes 500 enne Kristus saab see olla, mitte varem. Nende kohta on olnud ka palju arvamusi, et miks need lohkid üldse tehti. Näete, Rootsis on nad siin kaljujoonistega koos, isegi mõned lohud on siin. Praeguseks on üldiselt domineerib arvamus, et nad on seotud viljakusmaagiaga. Nii põlluviljakusega, karjaviljakusega kui ka inimeste viljakusega. Ja kõige huvitavam kivi selles mõttes asub Läänemaal. Kokuta liukivi. Seal üleval kivi tipus on need pisikesed lohud, 3 tükki. Aga siin on näete liugulaskmisjäljed. Tegelikult on neid 3 neid jälgi. Ja kujutage ette, mis on siin üleval, sealt kus liugulaskmine algas. Seal on tagumiku jälg. Kivi sisse on süvendatud tagumiku jälg. Väga ilusate nõlvadega selline.
on juba Vello Laugas, kes tollal selle kiviga ütles, et see on seotud inimese viljakusega. Tol ajal oli vajalik, et inimestel olid järeltulijad. Kui järeltulijad ei olnud, läks varandus võõraste kätte. Kari läks võõraste kätte, põld läks võõraste kätte. Nii et, aga muidugi, ja me oleme nüüd ümbrust ka kaevanud, midagi pole leidnud. Nii et seal mingit ohverdamist ilmselt ei ole olnud. Näete, Rootsis mõnede kaljooniste juures on ka lohud, mis vihjavad samuti sigikusmaagiale. Siin on üks Läänemaa ilusamaid linnuseid, Vatla linnus. Aga ma ei pannud seda linnust mitte sellepärast, et see ei ole seotud on ta seotud ka varasemate asjadega. Linnus ise pärineb 12. sajandi, 13. sajandi ehituste aegadest. Aga siin linnuse pealt on leitud ka proovikaevamistel pronksiaegset keraamikat ja siit läheb niisugune seejandik edasi ja siin ümber selle linnuse on hulk lohukivisid. Üks on siin. Näete, lohud on isegi siin samal tulnud kohas on lohud on ilusti näha. Aga neid on seal 10 pandud. Siin on üks kaart. Linnus ise on seal üleval ja need ristikesed on kõik need kivid. Ja siin on pronksiaegne asulakoht. Et pronksiaegne asustus on siin. Kahjuks ei ole siit leitud neid kivikest kalmeid. Aga võimalik, et me veel leiame mõne. Pole võimatu. Ja nüüd siis esitasin sihukese küsimused. Kuidas on käsitletud muistised seotud muinase eestlaste asumisega Läänemere kaldal? Kui mina tulin tööle kunagi 72. aastal Ajaloo muuseumisse, siis räägiti, et meil on kaks keraamikakultuuri. Kammkeraamika või lohkammkeraamika. Nõu on siin kammi ornamentidega ja nöörkeraamika, kui on nöörivajutused peal. Nad eksisteerisid ka üheaegselt tegelikult, 3000 aastat enne Kristust. Üheaegselt eksisteerisid. Ja siis arvati, et kammkeraamika, mis oli väga laialt levinud ka Peipsist ida pool, et nüüd see on soomejugilaste keraamika. Seal juba eestlased rääkisid eesti keelt siis Eestis, arvati. Siis vahepeal tuli veel teooria, et eesti keelt räägiti veel varem. Näete, see on Pulli Sindi asula koht. Mul on ainukene pilt, mis sellest niisugusel 70. aastatel, kus kaevati Pärnu jõe ääres Pulli asula kohta. Et juba siis, kui jää taandus, juba siis rääkisime siin eesti keelt, juba niisugune teooria oli olemas. Nii. Aga nüüd viimase aastakümne jooksul on uuritud jällegi luustikke. Ja võetud luustikelt DNA-proove igal pool. Eestis kiviaja luustikelt on võetud, ida pool, Venemaal, mitmel pool on tehtud ja on tehtud kindlaks, et kiviaja inimeste geneetilises pärandis on puudu üks osake. Nüüd on kirjas Y-kromosoomi haplogrupp N3A. Ma ei tea, mis see on, ma ei ole geneetik. Aga see on puudu ja see on tekkinud ida pool Eestit umbes 5000 aastat tagasi. Varem teda ei olnud. Tähendab, eesti keelt kõnelevad inimesed ei saanud siin olla, need kiviaja inimesed. Nad pidid tulema siia millalgi hiljem. Aga on kindlaks ka tehtud seda, et kiviaja lõpus ja pronksiaja alguses toimus mingi suur katastroof. Suur osa elanikkonda suri maha Eestis üldse või kadus ja järele väga vähe. Kas oli katt? Tõenäoliselt mingi niisugune suur taud. Miks mitte? Aga me ei tea, mis oli, sest luustikke pole ka sellest ajast leitud. Ja nüüd on siis, kes on lugenud Eesti ajaloo esimest köidet või ajakirja Tuutulus 2017 numbrit, siis seal on selline skeem. Näete, siin on Eesti ja Soome. Need viirutatud alad on siis kivikeskkandmete piirkond. Ja praegu arvatakse seda, et nad tulid läänest. Tõid ka kivikeskkandmed ja need vallid kaasa siia, hakkasid neid siin ehitama. Ma küsisin nende Tartu meeste käest, aga mis keelt nad rääkisid? Germaani keelt teavad. Et eesti keeles on nii palju germaani sõnu ja nii palju germaani sellist keelepärandit, et need olid germaanlased. Nii, ja siis on siin suured jooned, näete.
ülevalt poolt ja altpoolt. siin on keraamikad, värgid, on uurinud siis nii arheoloogid kui ka keeleteadlased ja nüüd on selge, et kuskil esimesel aastatel enne Kristust, 500-600 aastat enne Kristust, umbes niimoodi, tuli siia tõepoolest suur hulk elanikkonda. Ma rääkisin, kes me arvasime, et naisi käisi tõmbamas siit kuskilt kaugelt. Ei, siit tuli elanikkond, suur hulk elanikkonda, kes hakkasid siin ehitama. Siin on veel üks pilt sellest siis, et on siis kindlaks tehtud noorema pronksiaja kivikihest kalmed. Näete, kus nad on Saaremaal, natuke ka Läänemaal, Põhjarannikul, natuke ka Kesk-Eestis. Ja siin on need ka siis Lätis. Ja huvitav on see, et meie leidsime Kõmsis neid kaugelt pärit asju, aga need on leitud palju rohkem. Näete, siin on kõik Saaremaalt ja mujalt leitud siis ehte asjad. Üks niisugune naast, nagu seal üleval tuli ka Kõmsist muide välja. Kalmest ma mäletan. Et see elanikkond tõi need asjad siis sealt kaugelt kaasa. Kui ruttu nad tulid siis? Ei tea. Seda küsin Valter Langi käest. Esimese aastatuhande jooksul. Ta arvab, mitu lainet tuli. Et mitu lainet tuli. Üks osa lainet tuli juba siis, kui ehitati kivikihest kalmeid ka. Ja näete, Saaremaal ongi üks huvitav pilt. On kaevatud lahti kivikihest kalme ja juurde kohe sinna kõrvale ehitatud tarandkalme sinna juurde. Nii et see rahvas kuidagi omavahel liitus, segunes. Ja selle pildi peal on siis need tarandkalmed, varased tarandkalmed, mida ma teile näitasin. Esimese aastatuhande keskpaigas umbes hakati neid ehitama. Need, mis on uuritud. Saaremaa omad, Läänemaa omad, Põhja-Eesti omad. Need on ka Soomes on natuke teistsugused ja on isegi Rootsi jõudnud. Nii et ja praeguse teooria järgi olid siis need, kes rääkisid juba proto-eesti keelt või eel-eesti keelt. Olid siis need. Mina hakkasin vaatama seoses sellega, ega Valter Lange, need, kes selle teooria praegu välja on töötanud, ega nad ei ütle, et miks nad tulid. Miks nad siis tulid? Ja ma vaatan praegu, siin on üks Tretjakov, üks vene arheoloog, kirjutas 1966 raamatu Finno-Ugra, Balti, Slavjanina, Dnepri, Volga. Soome-ugrilased, baltlased, slaavlased Dnepril ja Volgal. Ja siin ta näitab siis, et soome-ugrilased kõik paiknesid esimese aastatuhande lõpus enne Kristust, siis Eestist ida pool. Kohe Lätis ja siin paiknesid Balti õimud, need on siis lätlaste ja leedulaste esivanemad. Ja veel lõuna pool on slaavi õimud. Ja slaavi õimud liikusid põhja poole. Ja minu isiklik arvamus, et slaavi õimud surusidki nad sealt ära. Millegi pärast meile see ei meeldinud. Slaavlased meile millegi pärast ei meeldinud. Ja nad tulid, kes tulid Eestisse, kes tulid Lätti, Leetu ja rannikule. Nii et esimesel aastatuhandel Veina jõge mööda siis Läänemere äärde jõudnud ürge-eestlased hakkasid siin karja kasvatama, põldu harima ja matmiseks hakkasid nad ehitama tarandkalmed ja kõik see toimus esimese aastatuhande keskpaiku siis enne Kristust. See oli viimane pilt. Millegi pärast ära ei lähe. Nii, ega mul rohkem mööda ei olegi. Kui midagi on küsida, siis ega mina ka kõik ei tea. See on nüüd praegune teooria. Lugege Eesti ajalooga esimene köide, seal on see kirjas kõik. Või ajakiri Tuutulus 2017-2018 Valter Langi pikad artiklid on sellele. Nii et praeguse informatsiooni järgi tulid need, kes hakkasid rääkima eesti ja soome keelt siia siis kuskil 2500 aastat tagasi. Aitäh! Aitäh väga!